Euroopa Liidus tekkis järsku suur soov rääkida Vladimir Putiniga ning lükati tagasi väited, et Venemaa on peagi valmis ründama NATO riike. Euroopa retoorika läbirääkimiste kohta Moskvaga on järsult muutunud. Ühelt poolt nõudsid Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa juhid pärast kohtumist Vladimir Zelenskiga Londonis Vladimir Putinilt viivitamatut tulevahetuse lõpetamist ja rahuläbirääkimiste alustamist Ukrainas. Üldiselt esitasid Euroopa riikide juhid oma 5 tingimust sõja lõpetamise läbirääkimiste alustamiseks. Ja see juhtus pärast seda, kui Vladimir Putin eelmisel nädalal lükkas Vladimir Zelenski avalikus kirjas tehtud ettepaneku tagasi, milles too pakkus siiski korralduva isiklik kohtumine, et jõuda kokkuleppele sõja lõpetamiseks. Teisest küljest kahtles Donald Trumpi suur sõber, Soome president Alexander Stubb, äkitselt avalikult selles, et Venemaal oleks lähiajal kavatsus rünnata mõnda NATO riiki. Ja ta lisas kohe, et Moskvaga tuleb siiski pidada läbirääkimisi. Ja nüüd võib Venemaal ja Ukrainal ootamatult tekkida uus vahendaja läbirääkimistel. USA president Donald Trump tahab kaasata Jeruusalemma patriarh Feofil III vahendajaks Venemaa ja Ukraina vahel relvarahu saavutamiseks. Üldiselt, mis sellest kõigest välja tuleb, arutame seda koos. Minu nimi on Aleksei Betši ja enne kui alustame seda saadet, palun tellige kanal, pange saatele like ja kirjutage oma kommentaar. Ja tellige minu Telegrami kanal Betši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Nii et Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtus Euroopa kolmikuga, et arutada edasisi samme Venemaa sõja lõpetamiseks Ukraina vastu ja töötada välja järgmine ühine seisukoht. Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa juhid nõudsid pärast kohtumist Volodõmõr Zelenskiga, et Vladimir Putin lõpetaks viivitamatult tulevahetuse ja alustaks lõpuks rahu läbirääkimisi Ukraina küsimuses. Kira Stark, farmer Friedrich Merzi ja Emmanuel Macroni ühine avaldus tehti pärast seda, kui Putin eelmisel nädalal keeldus Zelenski ettepanekust isiklikult kohtuda ja alustada läbirääkimisi. Ja nüüd, vastavalt 4 juhi kohtumise järel Londonis tehtud avaldusele, peab Venemaa rahulepingus nõustuma 5 tingimusega, et tagada õiglane ja püsiv rahu. Nende hulgas on viivitamatu ja täielik sõjategevuse lõpetamine, praegune rindejoon. Praegune saab olema läbirääkimiste alguspunktiks ning rahvusvahelisi piire ei tohi jõuga muuta. Ukraina peab saama julgeolekugarantiid, sealhulgas rahvusvaheliste sõjaliste jõudude paigutamise. Venemaa varad $100 miljardite väärtuses jäävad külmutatuks seni, kuni ta ei hüvita Ukrainale sõjas tekitatud kahju. Ja tuleb tagada Euroopa julgeolekuhuvid. Ja nüüd toetasid Euroopa kolmikliidrid Volodõmõr Zelenski ideed pidada otse läbirääkimisi tema ja Vladimir Putini vahel, milles võtavad aktiivselt osa USA ja Euroopa riigid. Ja edasi tsiteerin Zelenskit. Venemaa ei võida lahinguväljal ja meie kesk- ning kaugmaa löögid piiravad tema võimalusi agressiooni laiendada. Kuid Ukrainale on samuti ülioluline tagada kaitse ballistiliste ohtude eest, millega venelased terroriseerivad meie linnu ja kogukondi. Nii ongi. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et liitlased peavad suurendama survet Venemaale. Sest riigis, pean silmas Venemaad, on täheldatud mõningaid muutusi, mis viitavad kasvavale rahulolematusele sõja jätkumisega. Siinkohal märgin, et Volodõmõr Zelenski ütles eelmisel päeval avalikus kirjas Vladimir Putinile samuti, et Vene kodanikud on sõjast väsinud ning Moskval ei jätku raha ega poliitilist jõudu, et jätkuvalt osta venelaste lojaalsust. Täna ütles Venemaa välisminister Sergei, et poliitiline olukord ja jõud ei ole piisavad, et jätkuvalt osta venelaste lojaalsust. Täna ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov, et Zelenski kiri. Zelenski ütles eelmisel päeval, et on väsimus ja et Moskval ei jätku piisavalt. Kuid selles loos hakkab järsku kujunema tulevaste läbirääkimiste uus kontuur ning kujuneb uus skeem, mille raames võivad toimuda läbirääkimised sõja lõpetamiseks. Soome president Alexander Stubb kahtles, et Venemaal on lähiajal kavatsus rünnata mõnda NATO riiki. Ja edasi tsiteerin teda.
Miks peaks Venemaa testima Põhja-Atlandi alliansi kollektiivkaitse 5. artiklit, kui tal ei õnnestunud 4 aastaga Ukrainat vallutada? Teise maailmasõja ajal kulus Venemaal 4 aastat, et jõuda Berliini. Nad läbisid 1600 kilomeetrit. Miks peaksid venelased nüüd testima umbes 60 kilomeetri kaugusel Põhja-Atlandi alliansi kollektiivkaitse artiklit aktiivse sõja ajal Ukrainas? Samal ajal märgib ta, et hübriidtegevused, see tähendab diversioonid, on ebamugavad. Küberrünnakud NATO riikide vastu Venemaa poolt jäävad alati, tsitaat, sellepärast tuleb lihtsalt rahuneda. Ma mõistan avalikku arutelu, kuid ma vaatan kõiki luurearuandeid ja uurin artiklit väga hoolikalt kollektiivselt. Aga edasi üllatas Stubb paljusid kaitsevaldkonnas. Ta teatas äkitselt, et Euroopal on lihtsalt vaja alustada rahuläbirääkimisi Vladimiriga. Alliansi tsitaat. Venelastega saab pidada läbirääkimisi ainult siis, kui nad ei ole jõupositsioonil. Me peame seda tegema koos ameeriklastega. Tuletan meelde, et Stubb on suur kollektiivse julgeoleku toetaja, kas pole nii? Ja nüüd proovib ka Trump leida võimalust läbirääkimisteks ja otsib mingeid uusi formaate. Trump tahab kaasata Jeruusalemma patriarhi Feofilos III vahendajaks Venemaa ja Ukraina vahelise relvarahu saavutamiseks. Sellest teatab Iisraeli väljaanne Ainet. Väljaande allika sõnul võib patriarh astuda vahendajaks Moskva ja Kiievi vahel ning aidata Põhja-Atlandi alliansil, kui see on pooltele ebamugav. Väljaande allikad väidavad, et selle algatuse raames on patriarhil juba juuni lõpus plaanis kohtumine Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Washingtonis arvatakse, et Teofilos III naudib nii Venemaa kui ka Ukraina usaldust ning osaleb humanitaar- ja diplomaatilistes algatustes. Kuid tema vestluskaaslaste sõnul on tal õigeusu maailmas moraalne autoriteet. Tuletan meelde, et Teofilos III juhib Jeruusalemma õigeusu kirikut alates 2005. aastast ning teda peetakse üheks mõjukamaks tegelaseks õigeusus. Siin märgin ka, et Saksamaa valitsus nägi varem samuti aeglaselt avanevat akent dialoogiks Venemaaga. Kui pöörate tähelepanu Euroopa viimastele sammudele, siis muutub ilmseks, et nad otsivad praegu dialoogi formaati Moskvaga, mida EL-i riigid peaksid legitiimseks. Venemaa pakub näiteks kogu Euroopa Liidu nimel üht läbirääkijat, näiteks Gerhard Schröderit. Euroopas on sellest ideest juba loobutud. Lisaks sellele peavad läbirääkimised toimuma täielikus kooskõlas Ukraina ja USA-ga, mis samuti mingil määral muudab protsessi Euroopa jaoks keerulisemaks. Jätke oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head. Ja just selle eesmärgiga pidas Zelenski kohtumise Euroopa kolmikuga Londonis. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head.